Hei, täna on 26. märts, viimane pühapäev ja mõtlesime Mari-Liisiga, et kuna meil õnnestus nädala sees poes ära käia, et siis täna teeme farmis siis sellise ringkäigu ja meie teiseks farmiks on siis Red Dirt Melons ja see on üks Põhja-Austraalia suurimaid arbuusikasvatajaid. Ja siinsamas siis peaaia juures on ka põld, kus me siis praegu töötame ja see põld on küllaltki suur ja seal siis me praegu, mina enamasti teen traktoriga eeltööd, et saaks need arbuusid istutatud ja Mari-Liis siis tegeleb istutamisega ja ütleme nii, et kuskil mai või juuni alguses me saame ka siis nautida esimese arbuusia. Aga lähme siis vaatame, milline see farm välja näeb. Väljas on ka päris kuum, eriti nii, kui sa hommikust saadik väljas ei ole, siis kui sa lõunaaegu tuled esimest korda toast välja, siis see päike tundub 10 korda hullem ja sellepärast meil ka praegu siin silmad niimoodi kissis on, et me alles oleme ärganud ja väljas on päris soe. Kuskil viludes näitas telefon 24, päikese käes 36, et siis selline keskmine on seal 30 kandis. Muidu see on täiesti talutav, aga lihtsalt kui hommikust saadik väljas ei ole, siis ta tundub hullem. Aga siit me siis praegu kõnnime. See on praegu siis meie 7. videoblogi, aga Mari-Liis on ikkagi häbelik, aga praegu on hea, kedagi ei ole ja ma saan teda kiusata. Tule nüüd! Lähme siit kaudu! Seal on ka siis päris ilusad nii-öelda palmid reas, selline lisab kohe, ma ei tea, uhkust või. Aga lähme liigume. Mari-Liis, tule. Linnud teevad rõvedalt lärmi, aga seal on siis meil kontor. Seal elab meie Mikk, meie manager, ülemus. Sellist lärmi need valged papagoid siin teevad. See on siis meil siin selline nagu, kus öelda, kesktänav või siis nii-öelda keskpunkt, kus siis on erinevad asjad kõik ümber. Et siin on ladu, erinevad tehnikat on päris normaalselt, töökoda, jällegi Mikimaja. Siis need 2 tükki on seal siis 2 erineva päris omaniku omad, kui nad tulevad siis Sydneysse ja vaatama, kuidas asjad lähevad. Sealt saab gaasi, diisel, seal on siis taimed, seal tagapool on jällegi tehnikat, enamasti on seal ka siis vanarauda, seal elab põhitraktori Speed ja seal on ka siis veel paar tuba, aga hetkel seal ei ole kedagi. Sinna tahapoole veel jääb keemialadu. Aga lähme vaatame veel ringi. Sellised jalavannid on siis mõeldud sellele, et need on klooriveega. Sa tuled hommikul, istad jala sisse, et tappa siis ära bakterid, et põllule mingit haigust mitte viia, sest just hiljuti aasta tagasi oli siin üks mingi kurgiviirus sees ja see farm oli kununurras. Aga see on siis meie pesa siin. Siia ma tõin prügikastid hommikuti, ma
aeg-ajalt, tühjendan prügikaste. Keegi peab seda tegema. Siin on erinevad pesuruumid sellised. Meie õnneks neid kasutama ei pea. Siin saab riideid pesta. Seal on jällegi meeste WC. Siin on siis meil köök. Siin peseme nõusid, gaas. Siin me siis ka kohkame. Lauad on täiesti pasad. Ühiskülmkapid. Meie sektsioon on siin. Ja vaadake, mis mul siin on. Saslek. Aga ainuke jama on see, et Austraalias ei ole normaalselt sealiha. Suht vähe. Selline see köök meil siin on, jah. Sealt tuleb Mari-Liis. Läheb vist enda riiete järgi. Siin me kuivatame enda riideid. Seal on teine. Say hello to Lee. Hello. Nice to meet you. Lee is our Korean friend. And he's right now cooking. No. Teeb siis nuudleid. No, it's not good. It's good. Jätame Lee süüa tegema, lähme vaatame, mis meie toas on. Seal on siis meie uks. Panime LED-lambid. Ja selline on siis meie tuba. Mina magan siin. Mari-Liis magab all. Aga nädalas, ütleme 4-5 päeva magab Mari-Liis üleval koos minuga, sellepärast, et raske on eraldi magada, aga vahepeal ma lihtsalt nii väsinud ja ma vajan natuke laiutamist, sest see on päris kitsas. Nagu ikka, konditsioneer, laud, oma külmkapp ka, kapp, riiul, siis õnneks meil on oma WC, me ei pea käima seal rõvedates ühis-WC-des. Siin on siis meie WC ja kahel siis elamumajal on siis see, kus me oleme ja kõrval on siis WC ka sees. Ja need, kus köögid on ja toad, seal siis on ühis-WC-d ja duširuumid ja need on päris rõvedad. Ma isegi ei hakka näitama, kui rõvedad nad on. Aga siin me elame niimoodi hubaselt ja kesiselt, aga ja renti siis maksame 3 sotti. 150 nägu, 150 nägu. Et tervikuna võttes see 300 on päris kõrge hind sellise väikse putka eest. Aga vaadates, mis nemad seal maksavad, siis ütleme nii, et teenida tuleb ka kulutada ja õnneks läheb see otseselt palgast maha, et me ei pea ise seda nagu välja käima. Et selles mõttes on hea leba. Mari-Liis tõi meie riided sisse. Ja selline ta on. Ainuke rõve siin see, et vihma sajab, siis vesi tuleb siit sisse. Nüüd on juba ilm natuke pimedamaks läinud, aga ma unustasin näidata ära ühed kõige lahedamad asjad, mis siin üldse on. Need on siis banaanipuud, banaanipõõsad. Igastahes ja meil küpseb siin oma banaanid. Sellised need on. Kõige ilusamad need välja ei näe, kuna ma arvan, et piisavalt ei kasteta. Ja banaanidel on ka veel selline eraldi suur lilla õis. Sellised nunnud väiksed ja see õis siis tuleb maha lõigata, nagu siin näha on. Siis banaanid hakkavad suuremaks kasvama ja neid lillasid õisi käib ka siis söömas. Siin on ka veel üks. Nendelt lilladelt õitelt käib siis nektarit võtmas
põhimõtteliselt õie nahkhiir, aga need on suuremad ja need turnivad nende banaanipuude otsas ja hakkavad siis nendest õitest siis nektarit otsima. Et selline päris lahe asi ja neid on siin no ikka natuke on. No. Siin on, siis üks on seal suur, seal on üks ja seal taga võsas on ka veel banaane. Banaanipuid. Selline õis. Näed, siit nektarit otsibki. Ei, need väiksed banaanid. Ei ole. On küll, siit tuleb banaanid. Arvad? Jaa. On küll. Nüüd tuleb banaanid. See on iga lille sees on need. Siin ongi see nektar sees. See ei ole banaan. Ma arvan. Millega vaadata, siis kui see just... On jaa. Nendes. See on siis banaan. Lahe ei ole või? Jah, need on banaani. Vaadake, kui tark Mari on. Ja see valge putka siin siis on ka ühis-WC ja tussiruumid ja see on päris krõust. Meisterdasime siis Donatoga siia sellise grilli ja siin me siis seda väga maitsetas lõkki teemegi. Ainuke jama on see, et Austraalias ei lähe vaja puid, selle tõttu ei ole ka kirvest ega saagi ja grilli siis peame tegema selliste okstega, et natukene tüütu, aga saame hakkama ja päris mõnus on tegelikult grillida siin. Kui see tuli põlema ei lähe, siis te saate mulle kirjutada alla kommenteerimisse, et you suck, Ryan. See puu, mis siin siis praegu põleb, see on gum tree. Ja selle lehed põlema lähevad, siis need põlevad sellise musta tossuga, nagu põletaks plastmassi. Ma unustasin teile ühte lahedat asja veel näidata. Tule. Siin on siis minu väike jõusaal. Siin ma siis teen lõuga kahte erinevat viisi. Siis ma teen kõhulihaseid. Vahepeal ka nii. Ja siis samamoodi ka koristan ämblikud ära. Ja siis on siit nii. See on minu jõusaal ja muidugi teen kätekõverdusi ka. Ja kui mul on mugavad püksid, siis võin ka kõkke teha, aga siin üritan natukenegi ennast vormis hoida, et mitte traktori traktoristi õllekõhtu siis endale kasvatada. Ahaa! Ja sain esimese korraga tule põlema. Ei, praegu oleme siis siin grillimas ja kahjuks ilm vedas meid alt. Õnneks Marilis on ikka ilus. Praegu seal küpsetame. Lii näpib saslõkki. Tal on veel kana. Sibul. Ben mängib muusikat, muidugi tal on praegu paus, ta sööb vorsti. Ja niimoodi me siin grillime. Oleks ainult ilm ka parem, siis oleks veel lõbusam.
Lee, how is it your first barbecue? This Yeah. is really good. You know, in the morning, you give me pancake. Yeah. It's awesome. Yeah. And barbecue is awesome. You know, barbecue sizzling and friends and you know whether just yeah, that's it. And just take a rest. It's good. Yeah. Perfect day to get day off. Yeah, it's Perfect. really perfect. Perfect Sunday. Hei sina, likei, kommenteeri ja jaga. Näeme järgmises videos. Tšau! No. 3, 2, 1 ja. Hei sina. Ära ei pea. Jätkame. Tule jätkame. Ma ei oska. Tule. Ma ka ei oska ju.